Financial Timesi uus raport osutab suurenenud pingetele Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide vahel, kus ettevõtted väidavad, et ülekanded Saudi pankadest AÜE kontodele on blokeeritud või viibivad. Kui see vastab peale, tekitab raport hirmu, et laienev poliitiline lõhe Pärsia lahe naaberriikide vahel mõjutab nüüd ka kaubandust. Et teemat edasi arutada on stuudios minuga liitunud I24 Newsi ingliskeelne korrespondent Robert Swift. Robert, mida me raporti kohta teame? Mida täpselt väidetavalt ütlevad Emiraatide ettevõtted? Nii et mitmed isikud ja ettevõtted Araabia Ühendemiraatides näivad olevat sellest mõjutatud. Financial Times teatab, et umbes mai keskpaigast näib see olevat hakanud juhtuma. Rahaülekanded, sealhulgas mõned regulaarsed ülekanded, kas lükati tagasi või viibisid ning siis raha tarastati. Ja hetkel puudub ametlik selgitus. Esiteks on Saudi Araabia keskpank sisuliselt öelnud, et ühelegi riigile ei ole kehtestatud konkreetseid viiritusi. Kuid Financial Times teatas, et mõned panga töötajad olid selle kohta otse küsides veidi ebamäärased. Nii et Robert, olenemata sellest, kas see on kinnitatud või mitte, saame kindlasti vaadata laiemad lõhed Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide vahel. Kuidas see võiks seda mõjutada, kui räägime neist piirkondlikest dünaamikatest? Nii et nende kahe riigi, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia suhe on tegelikult väga huvitav ning see on viimase 12 kuu jooksul läbi teinud mõningaid muutusi. Põhimõtteliselt on need kaks riiki olnud pikka aega liitlased. Aga see suhe on veidi pingestunud, kuna Araabia Ühendemiraadid on võtnud välispoliitikas seisukoha, mis erineb mõnevõrra Saudi Araabiast. Kõige märgatavamalt tuli see avalikkuse ette detsembris, kui Araabia Ühendemiraadid toetasid Jeemeni sees separatistlikku liikumist. See separatistlik rühm hõivas suuri alasid, sealhulgas mõningaid piirkondi Saudi Araabia piiri lähedal, mida Riadis ei vaadatud positiivselt. Ja nad ütlesid sisuliselt Araabia Ühendemiraatidele, et need lõpetaksid oma operatsiooni Jeemenis. Saudi Araabia alustas isegi õhurünnakuid oma endise liitlase varade vastu. See annab aimu, kui suur see lagunemine oli. Ja hirm on, et geopoliitilised suhted on hakanud mõjutama ärisuhteid. Muidugi toimub see kõik lisaks praegustele sündmustele, mis leiavad aset Lähis-Idas ja eriti Pärsia lahe piirkonnas. Nii et kahe riigi vahelises pinges näis olevat väike paus, kui nad pöörasid oma tähelepanu rohkem Iraanile. Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia on olnud Iraani rünnakutele reageerimisel palju aktiivsemad kui paljud teised väiksemad ja nõrgemad Pärsia lahe riigid. Ja see just varjas nende kahe vahelist rivaalitsemist. Tundub, et see võib nüüd taas täies hoos olla, kuna Financial Times on sellest teatanud. See võib kindlasti olla märk sellest, mida me näeme Pärsia lahe riikides. Robert Swift, tänan ülevaate eest.